Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, 7. veebruar 2019 aasta on käes. Meil on Autotund algamaas. Kohe praegu mina olen Ants Lõugas, saatejuht, Tarmo Tähepõld, minu teine saatejuht. Me alustame saadet kahekesi ja saate teises pooles liitume meiega üks külaline. Millest me räägime? Räägime uudistest ja räägime sellisest uudisest, et 2019. aasta top 10 autod on juba välja valitud. Jah, mina ei saa eelmise nädala saatest veel üle ja jätkaks kohe sportmaasturite teemaga. Vaatame korraks Rootsi poole. Sealt on tulemas midagi sellist, mis on tõeliselt põnev, eriline, äge, uudne ja wow. Hästi suure ja erilise sündmusena on Eestis ja Tallinnas maha tulnud lumi, aga sellega seoses on palju jama. Jamast räägime ka sellest, mis puudutab ülekäiguradasid Tallinnas, mida on palju, mis on ohtlikud üle tee minemiseks. Ja saate teises pooles pikemalt sellest, kuidas meie liiklejad eelmisel aastal hakkama saime ja sellele annab hinnangu siis meie eksamineerija, politsei Põhjaprefekt. Autotund alustab uudistega 2019 aasta autode top 10 on juba välja valitud. Selline varane uudis, siis me oleme aasta teises kuus alles, aga rivi on juba olemas. See on siis Genfi autonäituse tarbeks, mis nüüd hakkab märtsi alguses, eks. Genfi autonäituse tarbeks kokku pandud nii-öelda lõppfinalistid. Ja ma saan aru, et Ja ta ei ole veel päris nagu sealt tulla, see on nagu Genfis toimub esimene voor. Okei, aga see sats, kes praegu on, see on nagu, kes said sinna Genfi. Ja aga see 2019, selles mõttes ta ei ole nagu selle aasta oma, vaid see on sarnaselt, me valisime aasta lõpus Eesti aasta auto, et siin on osad samad mudelid sees, et see on ikkagi eelmisel aastal ja võib-olla esimestel päevadel välja tulnud sõidukid. Kui ma vaatan, see on ikkagi kõik eelmise aasta omad. Ma hakkasin juba virisema, mis 2019 aasta World Car of the Year ja kõik on ju eelmise aasta autod. Ja see ongi see, et mida eelmise aasta esitleti ja nüüd inimesed siis hakkavad sõitma nendega. No vot, ja mis neid on siis näiteks 10 selle auto, mis kandideerivad? Ütle kohe oma lemmik ära, siis meil seal. Ma ütlen selle lõpuks, et on üks päris auto ka, aga siin on sellised auto nagu Audi e-tron. No ma ei tea, tere hommikust. Kes on näinud Audi e-troni, kus ta on piltide pealt ja siis hääletame või? Tere hommikust. Sina hääletagi autoajakirjanikud hääletavad, nemad on kõik näinud, välja arvatud mina. 3. seeria BMW, Focus, olgu. Genesis G70, tere hommikust. Kas me oleme Soulis elama? Kas see auto on kuskile jõudnud Aasiat kaugemale ka? Ameerikas muidugi. No Ameerika, kes seal käinud? Hyundai Nexo, no jällegi. Jaguar I-Pace, olgu, seda näeb siin Harjumaal isegi vahepeal liiklemas mõnda. Mercedes A-klass, jällegi natuke rahva auto stiilis. Ja Suzuki Jimny, aga midagi päris inimestele. Päriselt rõõmustavat. Ja siis veel kandideerivad 2 Volvot S60 V60, mis on ühe mudelina arvel ja XC40. No selline kombo, et Siit välja tuua siis näiteks Ford Focus ja Volvo V60 olid ka Eesti aasta auto top 6. Jah, ei saa tegelikult väga palju viristada. See on ikka, siin on ju selgelt näha, et siin on täiesti seinast seina. Haruldased, kallid elektrimaasturid, tavaline Ford Focus, eks ju, seesama sinu lemmik Suzuki Jimny, et siin on kõigile midagi. Et välja on need see on demokraatlik selline finaal. 86 rahvusvahelist autoajakirjanikku. Selge, siis vaatame, mis otsuse nad teevad, kas läheb nii nagu enda Eesti pagana autoajakirjanikaga, kes siin irvitasid rahvale näkku, ignoreerisid linnamaastureid, mida inimesed tegelikult tahavad ja valisid midagi muud. Või siis ikkagi kuulatakse. Siin on veel, ma korraks vaatasin edasi ka nagu alamjaotused. On teised kategooriad ka. Maailma linnaauto, world urban või urban car. See on väga oluline kategooria. See on väga huvitav kategooria, sest kas seal figureerib Suzuki Jimny. No muidugi. Kuidas sellega linnas oleks? Kas kujutad, iga päev see on hästi väike? Ülikehv linnas sõita. Okei, ta on hästi väiku ju, aga miks ta hästi kehv pöörd raadius on, siis iga kurv, ta on nii pehme vedrustus, sa mõtled, et lähed ümber kohe, kui ringteel oled või vähegi kiirmõtted kurvi. Et selles mõttes see on linnaauto sellepärast, et sa tead, et sa tahad linnast ära kohe saada. Ihkad nagu välja linnast. Et see on võib-olla hea mõte selleks, jah. No teisi kategooriad on siin veel, kõiki ei hakka ette lugema, aga teame, et siis Genfis peaks lõplik tõde selgumat. Ei, mitte lõplik, seal tehakse veel mingi valik ja lõplik tõde selgub aprillikuus New Yorgis. No see on 17. aprill. Pinge hoidmine. Aga me räägime siit vahepeal nüüd
sellest, mis siis inimestele meeldivad, linnamaasturid, sportlikud linnamaasturid. 2 uut mudelit on nüüd välja kuulutatud. Ja, eelmine nädal rääkisime Škoda Kodiaq RS-ist ja Porsche Macanist, millega me juba ise sõitmas käisime. Selle nädala 2 uudist on asjad, mis on veel kas planeerimisosakonna laual või siis juba testiradadel. Esimene on Volkswageni T-Roc R, mis on T-Roci maasturit, kes ei tea, siis on see Tiguanist natuke väiksem, selline linna, jah, sellest tegelikult tuleb nüüd T-Cross on veel väiksem, aga ta on selline jah, pigem väike linnamaastur, kujutage ette Volkswagen Golf, mis on natuke kõrgemaks tõstetud. Ja kuna Golfist on olemas R-mudel, mis on siis 4-rattaveoga ikka selline tõsine sportauto, üle 300 hobujõu. R vist, kas see on ju võimsam kui GTI? Ja, siis loomulikult tuleb teha ka T-Rocist R-mudel. Juba testitakse, juba on nähtud tänaval, et peagi tuleb välja hinda ja täpset kuupäeva ei ole, aga selles mõttes reaalsuseks saab. Siin ei ole enam küsimust. Teine, mis välja öeldi, oli Hyundai, kes on teinud siin viimasel ajal ilma oma N-seeria kuuma luukpäraga, ehk siis i30N, mis on saanud väga palju kiita, tegemist Hyundai esimese sellise katsetusega selles klassis ja nagu Kia pani Stingeriga suhteliselt kohe 10-sse, siis sai ka Hyundai päris hästi hakkama. Kui kiita saad, nagu heas mõttes, et kiida lolli, siis lollu teeb edasi, et siinkohal, et kiida head tööd ja tehakse veel. Et võtame siis Hyundai Tucsoni linnamaasturi, paneme sinna sisse 340 hobujõudu ja lükkame turgu. Selline on Hyundai plaan. No see läheb konkureerima selle sama T-Rociga ilmselt kuskil, aga see Tucson on vist ikkagi pisut pirakam. Natukene on ja see on nüüd, tuleb trendide kaasa minna, et kas neist nüüd just müügihitid saavad, et see on raske, aga ma arvan, et autofirmad lihtsalt peavad katsetama. Et sest linnamaastur on ju uus kategooria, kus sa pead inimestele kõike pakkuma, ta läheb seda kategooriat vaatama ja siis mõni tahab ökot, mõni tahab sportlikku. Sest ta on ammu endale juba ära otsustanud, ta tahab linnamaasturit, aga pagan, ma tahan ju kiiresti ka sõita ja eks selle edukuse kuidagi lakmuspaberiks saab nüüd olema selles klassis siis esimene linnuke Cupra Ateca, millega me loodame ka lähinädalatel sõitma pääseda, mis on juba Eestis kohal. Sellel on täpselt minu teada kas 300 hobujõudu või 296. Ühesõnaga, sinna kanti, näiteks kiirenduses veerand miilil teeb see Cupra Ateca enda pereliikmele ehk siis Seat Leon Cupra R-ile ära. Teebki ära, jah? Aga Cupra R oli ainult esiveolisel. Nad ei pannud seal videos kokku teda selle nelikveolise universaaliga. Aga näis, et jällegi, et kui siin puhast verd, luukpära fännid ja kõik natukene siin torisema hakkavad, et miks nüüd seda vaja on, siis ei oska ju muud öelda, et ega Golf R ja Hyundai i30N jäävad ju ka alles, et teie võite siis neid osta ja siis linnamaasturi inimesed sõidavad ka natuke kiiremini. Ühesõnaga, mulle meeldib. Mulle tundub see nagu kohustuslik, kui sa seal linnamaasturite segmendis ei paku kõik võimalikke asju autotootjana, siis sa ei ole konkurentsis. Jah, et see on äri on äri. Sa ei saa siin niimoodi emotsioonide peal, vaata kui palju on neid superautode firmasid, kes on 5 aastat tagasi vandunud käsi piiblil, kuidas meie küll maasturit ei tee siin, Ferrari, Lamborghini ja siis mis meil tänaval liigub. Aga vaatame ühte mudelit veel, mis on tulemas ja see on nagu väga põnev asi, mis toimub Rootsis. Volvost siis nii-öelda irdunud autobränd Polestar lubab, et juba paari nädala pärast, see on siis natukene vähem kui 3 nädala pärast, 27. veebruaril näeb ilmavalgust auto nimega Polestar 2. Ja miks on see huvitav? Esiteks see Polestar on selle ilusa ja toreda Volvo sõsar, mis on ainult elektrijõul sõitav. Aga kui Polestar 1 oli ikkagi auto, mis tore vaadata pildilt, aga ütleme, paljudele ostjatele jäi nagu rahakoti mõttes liiga kalliks, siis Polestar 2 peaks olema taskukohasem, rivaal Tesla Model 3-le ja väga vähe autost praegu teada peale hinna, aga see pilt, mis näidatud on, see juba näitab, et seal on nagu, ma ei tea,
skandinaavalik puhtus paistab sellest väiksest killukesest, mida sa näed, et see pilt on auto tagaosast, mis on niisugune väga nagu tundub lauge luukpära olevat, aga ma täpselt aru ei saa. Ja muidugi on siin taga siis selline üle kogu terve tagaosa ulatuv pidurituli, noh. Kogu need Kia Proceed ja Panamera, kogu see stiil on nüüd siis. Ja kui hinnast rääkida, siis kui Polestar 1 maksab, et kuigi Hans rääkis siin nagu kuidagi mineviku vormis, et maks siis oli, et siis tegelikult pole ükski omanik ka veel Polestar 1 kätte saanud. Tõsi. Et maksis kõvasti üle 100 000 euro, pigem 150 000 juurde, siis Polestar 2 võiks alustada kuskilt 40 000 juurest, mis on tõepoolest juba kättesaadav hind. Jah, firma tegevjuht ütleb, et hind algab 40 000 eurost. Ma tahaks selle kättesaadavuse kohta veel ühe hästi lühikese uudise teha, millest just Koenigsegg ehk siis Rootsi superautode tootja, kelle autod maksavad sisuliselt üle 2 miljoni, kui sul üldse õnnestub üks kätte saada. Tuli ka lagedale uudisega, et nad hakkavad koostööd tegema sellise firmaga nagu Nevs, oli vist niipidi, mis on üks varahaldusfirma, holding firma, mis ostis ära Saabi varad. Aha. Kunagi, kui õnnetu Saab läks siis lõplikult pankrotti. No eks sealt tagant paistavad ka seal Nevsis välja hiinlaste kõrvad, aga Koenigsegg on pannud siis teise, nii-öelda Rootsi firmaga leivad ühte kappi ja tahavad tuua ka välja ühe sellise soodsama mudeli, ehk siis kättesaadavama mudeli kõigile, mille hind hakkaks siis umbes miljonist eurost. Ainult miljonist, Poole odavam kui tavaliselt Koenigseggid. Siis muidugi, siis lähme ostma, võtame järjekorda. Väga kihvt, kui ainult tehtagu ja siis vaatame ja peale kas ostame. Aga siia teeme lühikese pausi ja räägime uudiseid edasi. Autotund. Põikame uudistega korraks siia samasse kodulinna Tallinnasse ja räägime korraks sellest, mida kõik näevad, kes liiklevad ilgelt palju lund ja ära ta ei taha minna, sest ilm on veel jahe, ei sula ära, seda peab ära vedama, aga seda on väga raske vedada. Suurematel tänavatel kus ei ole parkimiskohti, on võimalik lükata vähemalt sahkadega unnikusse ja autode peal tõsta. Väiksemad tänavad, seal on täielik, anarhia toimub. Toimub, sest et uurisime seda asja see nädal natuke põhjalikumalt ja nagu ikka igas asjas 2 poolt. Kõigepealt tuli teade Mupolt, kes andis suures hädas ja isegi mõistetavas hädas teada, et enam ei aidanud miski muu, kui tuli lihtsalt teha umbes 50 menetlust, millest 20 oli trahvid, osad hoiatused autodele, mis eirasid peatumise keelumärke, mis on paigutatud selleks, et saaks teha tänavahooldust. Ja inimestel on siis A, kas neil on suva või B, nad ei tea, et see märk seal on. Öösel on lumekoristus või päevasel ajal tulevad veoautod, tuleb traktor kohale ja siis nühivad sealt vahelt nii palju, kui saavad mõni üksik, kes on tööle läinud või on siis seda märki kuulda võtnud ja midagi saab teha. Kui sa käisid ringi, samas Kalamajas, kui sa käisid ringi ja vaatasid neid autosid, mis pargivad seal tänava servas, kus on see märk, et ära pargi, me koristame lund. Kas need autod tundusid olevat sellised, isegi mitte ära pargi, ära peatu lausa, on ju. Kas need autod tundusid olevat hüljatud, et omanik on Marbellas ära või kuskil soel maal ja kuu aega pole autod liigutada? Ühel lõigul, kus pidi lumekoristus hakkama kell 10 õhtul, oli niimoodi, et suurem osa tänavast, sellisega lühike lõik, Tööstuse tänav Salmest kuni siis Tööstuse tänav alguseni, et Salmest kuni Valgevaseni oli 5 autot, millest 2 olid küll tõesti nii lume all, nii lumme mattunud juba korduvalt, on sealt ümbert lükatud ja tõstetud lund, et nende omanikud, ilmselt see auto ei liigu, ilmselt ei ole plaan see autot ka kas siis, ma ei tea, talvel või üldse kunagi liikuma saadagi. Need osad on need sellised laibad, mis Kalamajas Need on üle linna tegelikult, need laipu on näha. Mis on eraldi teema muidugi, et miks neid ära ei veeta. Osad olid küll sellist, et sa näed, kuna sellel õhtul oli lumesadu, sa näed akende järgi, et suhteliselt värskelt on seda autot pühitud. See on seda, et see auto on just sõidust tulnud. Ja siis on ilmselt tegu ikka kas tõelise tähelepandamatusega, et sa ei näinud seda märki. Või lihtsalt selline vilistamine. Selline ülbus, jah. Aga teine probleem tegelikult, mis ma täheldasin, ma nimetaks seda mingit märgipimedus, on see, et osadel tänavatel on olemas see parkimise keelumärk,
või peatumise, ma olen kogu aeg sassi peatumise keelumärk, mis sätestab näiteks, seal on kirjas lisatahvliga esmaspäeviti 10–13, mis on ette nähtud aastaringseks tänavahoolduseks, mitte lumekoristuseks või erakorralisteks, aga kogu ülejäänud aja võib inimene ja elanik ja külaline seal peatuda. Tähendab seda, et inimesel tekib sisse harjumus, sõidan õhtul koju, ma panen selle auto sinna, suurem osa aastast ju ei toimu mingit puhastust või ühesõnaga. Ja ma arvan, et seal nagu ei olegi niivõrd inimest pahatahtlikkusega, et nad ei vii esmaspäeva hommikul sealt oma autot ära. Vaid seal on see, lihtsalt sa nagu ei näe lõpuks enam seda märki, sest kui sa ju seal pargid, iga päev sa, ma ei tea, 3 korda tuled koju ja pargid oma auto ära, sa unustad ära, et esmaspäev oli see päev, kus ma ei tohtinud. No. Et minu arust, ja need märgid on, nad on väiksemad. See ümmargune latakas on väiksem kui tavaliselt. Ja ma ei tea, ma hakkasin siin mõtlema, et mingid pühapäeva õhtul panna siin mingid LED-tuled ümber vilkuma. Me võime, see on alati, keegi ütleb, tunne liiklus, eeskirju, aga inimloomus on inimloomus. Küsimus on, et kas meil on vaja tänav puhtaks saada või meil on vaja kuskil internetis nagu kommentaaris õiendada, et kui ikka reegleid ei tunne, siis kurat ära sõidagi. No võt, siin taandub ka sellele küsimus, et kas minna nagu väga drastiliseks, et kui on otsustatud, et meil on vaja see lumest puhtaks saada, inimesed ignoreerivad märki, kas me siis teisaldame autod ja anname kulud siis autoomaniku kätte. Just. No see on drastiline. See on tõesti, et kui tuleks veel paar nädalat sellist lund ja lihtsalt enam ei mahu autod ära, ja, siis tuleb hakata teisaldama. Aga sellega peab kaasas käima nagu mingi väike lisapingutus informeerimiseks. Helistad korteriühistud läbi, vaatad kojameeste vahele. Just see teavitus, et sa paned eeldustööstus, ma nägin ka seal samas tööstustänaval, kui sa pöörad Valgevasest tööstusse, üks märk oli nii halvasti pandud ja seal oligi näha terve tänav oli autost täis, sest need, kes tulevad Valgevasest, nad ei teagi, et seal tuleb õhtul koristus. Sest see märk oli pandud nagu täiesti teisele poole. No vot sealt pidi ka. Aga ma tahtsin siia lõppu lisada, mis ma kommentaaridest lugesin väga huvitava arvamuse. Inimene loomulikult esitas seda faktina. Kalamaja on Kalevipoegade parkla. Inimesed tulevad pühapäeval, jätavad oma auto Kalamaja sinna piirkonda, kus on tasuta parkimine, lähevad laeva peale, kes tuleb järgmine nädal, kes tuleb ülejärgmine nädal tagasi. Tuleb, võtab oma auto ja sõidab minema. Kui sellele on tõepõhi all, see on iseenesest väga loogiline teooria, sest et tasuta parkimine sadama lähedal, enam-vähem turvaline, laternate all, inimesed liiguvad. Nii et Kalamajas siis parkimine tasuliseks. Aga mina Kalamaja inimesena ütleks siis nendele Kalevipoegadele, et nagu ei ole, inetu on. Aga tasuta on, nad ei rikku ühtegi seadust, ütlevad sulle vastu. Ma ütlen varsti, ma juba praegult hääletaks selle poolt, et Kalamaja tasuliseks. Ma arvan, et tegelikult see on kohalik elanik väga kasulik plaan oleks. Raske taluda, see on see, sa saad kohaliku inimese parkimiskaardi 120 eurot aastas, 12 eurot kuus, jah, see on jälle lisa 10, no näed. Ja kui stuudios on matemaatikuid. 2 eurot maast leitud. 10 eurot kuus ja sa tagad selle, et sa ei pea võimlema kogu aeg oma parkimiskohtade pärast. Ma räägin ühest teisest teemast ka, mida ma siin väga huvitavate inimestega arutasin. Ülekäigurajad on Tallinnas ohtlikud. Seda näeb... Mis ajast see juhtus? No võt, see on juba sellest ajast, kui autod hakkasid sõitma. Asi puudutab ummikuid ja õhtust tipptundi. Ja sellest, et autohid sõidavad ristmika kinni. Väga palju räägitakse kesklinnas Stockmannis olevast ristmikust, kus sõidukijuhid sõidavad, me sõidame välja, meie kui autojuhid sõidame välja, sellise rohelise vilkuga, kollane on juba, pöörad näiteks Tartu maanteelt vasakule Liivalaiale ja seal on inimestel roheline, aga pannakse ajuga üle, on ju. Et sa ei märka. Teine asi on see, et kui sul on väga suured ummikud, siis võetakse kinni. Ja mina sattusin sellise ülekäiguraja juurde, mis asub Tammsaare teel, Mustamäe Kristiine piiril. Tavaline tee, tavaline ülekäik, fooron, võiks olla kõik ohutu. Kui on roheline, inimene läheb üle, kui on punane, ei lähe üle. Kui autol on roheline, auto sõidab, kui on punane, auto ei sõida. Ja mis on reaalsus? Kohalikud elanikud tulid rääkima, võõrad inimesed, et kuna ma seal läksin seda jälgima, tegin ühe väikse video, ehk siis liikluskoormus on nii tihe, et kogu aeg on ülekäigurajal, jäävad autod seisma, kuna ees on ummik. Ja inimesed lähevad autode vahele ja siis eest läheb ummik eest ära, hakatakse sõitma absoluutselt igal õhtul, ja see ei ole mingi erandolukord, iga õhtune tipptund on seal selline olukord, et sa oled rohelisega ülekäigurajal ja sa võid jääda, saada autot löögi. Kui see on sõiduautod, ja ilmselt juhtu on ju, juht näeb sind. Kõrgemad bussid ja veoautod, et seda ongi juhtunud. Ja rääkisin Raul Vibova, kes meil oli ka saates paar nädalat tagasi. Oli ikka siis see aasta. Ja tema ütles, et
et see on tõsi, neid selliseid ülekäike on Tallinnas väga palju ja see on väga ohtlik, sest see on väga suur liikluskoormus ja jalakäijatel ei saa üle. Ainuke väga hea lahendus oleks nii autojuhtidele kui inimestele ehitage sild üle. Soomes, Helsingis on 300 silda ühes linnas jalakäijatele, Tallinnas on 30. Aga kuna see on kallis, siis tegelikult oleks palju paremaid ka meetodeid, sa saad panna nagu ettepoole sensorid, et autol ei ole roheline, et ta sõidaks välja ülekäigurajale, kuigi tegelikult ta ei saa sealt ära sõita. Väga odav, nutikas lahendus, sa saad panna liiklusmärgistust paremini, foorid. Aga seda ei ole tehtud, et see on igapäevane reaalsus, et sa tahad üle tee minna, foor on roheline ja astud kuhugi. Et siis hetkel, kui ei ole veel sildu, siis autojuhtidel meeldetuletus, et ennem ära soorita manööbrid, kui sa näed, et sinu auto jagu ruumi on seal teisel pool ülekäigurada olemas. Ja tegelikult siin on hästi lihtne autojuhti süüdistada, aga me ise oleme ju ka autojuhid. Ja just, et sa vaatad, ilus liiklusvool, sõidad ootamatult, liiklusvool jääb seisma ja siis sa avastad, et sa oled seal rumalalt seal ülekäigurajal. Ja mida siis teha vähemalt? Ma ütlen nii-öelda endale ja ka teistele, et mis me võiksime teha, siis on ära kunagi sõida kas või sentimeetrit, kui vaata ringi, et kas on inimesi, kes läheb rohelisega üle. Sest nad, eriti kui nad lapsed on ju, nad teavad, neile roheline, jooksevad üle ja satuvad ohtu. Aga meie satume siit väiksele pausile ja pärast seda räägime edasi Eesti liiklusest. Autotund. Autotund läheb edasi. Meil on nüüd stuudios külaline, kelleks on Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefekt Kristjan Jaani. Tervist! Tervist! Ja miks on meil Kristjan Jaani stuudios? Eks ikka sellepärast, et rääkida olukorrast liikluses, liiklusohutusest, sellest, kuidas meie liiklejatena hakkama saame. Ja kui meil oli siin just sel nädalal võeti kokku 2018. aasta liikluses, meil on Maanteeamet Eestis, kes tegeleb liiklusohutusega, siis politsei, teie olete eesliinil nii-öelda, te tegelete järelevalvega, te näete igapäevaselt seda, mis Eesti teedel toimub, on nii? Just nii ta on, jah, et see vahetu järelevalve ja ennetamine koos erinevate partneritega muidugi ja Maanteeametiga sealhulgas, aga ütleme selline karistamine ja manitsemine, see on tõepoolest siis jah, meie ülesanne. Kui see eelmine aasta kokkuvõtte tehti, me vaatasime neid numbreid, te saate ka muljeid jagada lisaks numbritele, see ei olnud eriti positiivne või? Oli siuke allakäik, tagasiminek või? Paigalseis. Pigem ma ütleks nagu paigalseis, aga samas, kui sul on ikkagi olnud väga pikka aega selline paigalseis, siis pigem ju ongi niisugune nagu regress ja nagu emotsioon on, et pigem nagu tagasiminek on, sest kui me vaatame nagu viimaseid aastaid, siis meil on iga-aastaselt kuskil niisugune 1500-1600 kannatanutega õnnetust ja kokku kuskil 1800 vigastatud siis nendes õnnetustes, eks ole. Ja see ei ole kuskil nagu liikunud, ei üles ega alla, et niisugust head hüpet ei ole tulnud, et 10 aastat tagasi umbes kuskil, ütleme, see 2017 oli niisugune korralik hüpe nagu statistilises vaates liiklusturvalisuse mõttes. Oli hea aasta 2017. Sealt edasi, ütleme 2007. aastast tuli päris korralik hüpe nii-öelda statistilises vaates, kus vigastatud, hukkunud oluliselt vähenesid, eks ole. Ja kui me vaatame ka nüüd liikluses hukkunute arvu, siis tõepoolest see 2017, minu hinnangul, ta oli natukene niisugune anomaalne aasta hukkunute arvu mõttes, pisut üle 40, et ei ole ju ilus öelda, et jube vähe on ju, muidugi on hea, et jube vähe, eks ole, aga igasugune loogika ja kogemus ja tagumikutunne ütleb, et ta ei saa nagu sellisel viisil jätkata ja tegelikult siis tõesti 2018 me tulime tagasi sinna samasele rajale, mis tegelikult see viimane 5 aasta keskmine on ka olnud. Nii et hüpet jätkuvalt olnud ei ole. Üks väga hea aasta, hukkunute arvu mõttes, ega vigastatute arvu juures seda suurt hüpet ei olnud. Hukkunute arvu juures tõesti oli. Et tõesti, kui vaadata, et Harjumaal oli eelmine aasta, vabandust siis, eelmine aasta, üle-eelmine aasta, 2017 oli 6 hukkunud, siis mul on äärmiselt hea meel, kui te küsite, et mis te teistmoodi tegite Harjumaal ja Tallinnas. Kui teeks nüüd täpselt samamoodi, ma ei tea. No vot, siin on mitu aspekti, kas teete teie midagi teistmoodi oma järelevalves, kas teeb Maanteeamet, kes meil ehitab teid ja paneb korralduse välja, või siis meie kõik on ju, kes me juhime, teeme midagi teistmoodi. Kas 2018, mis meil lõppes, mis see oli, mis inimesi kõige rohkem, või mis on kõige, mida te näete, mis on kõige olulisem tegur, millega me läksime alt rooli taga liikluses, mis põhjustas õnnetusi ja võib-olla raskeid õnnetusi? Kui me vaatame nii-öelda nende liiklusõnnetuste liikide vaates, siis, ja siin peab natukene vaatama siis keskkond, et kogu Eesti vaates
Tallinna annab kuskil kolmandiku kõikidest liiklusõnnetustest vigastatutega, võtame Harjumaa ka veel sinna otsa, siis 50%. Noh, loogiline ka, pea 50% elanikkonnast siin ja autodest ka täpselt samamoodi. Ja pildis on ikkagi siis jalakäija õnnetused. Jalakäija õnnetused, kokkupõrked jalakäijatega ja eks see on siuke asula teema eelkõige. Ja teisalt muidugi ka ühe sõiduki õnnetused, see on rohkem asula väliselt, nii-öelda siis sõiduauto teelt välja inimkannatanutega ja siis tuleb juba see, et 2 autot omavahel saavad kokku, need on üldiselt sellised külgkokkupõrked ja külgkokkupõrked on sellised ohtlikud kokkupõrked. Kui me nüüd eelmist aastat vaatame, 2018, siis meie selline suur kriis ja äratuskell hakkas pihta ju suve algusest juba ja kui me vaatame ka jällegi neid kurbasid statistikanumbreid, eks ole, siis suvekuudel ja septembri otsa veel siis üle 30 hukkunu liikluses. No päris jaanuar juba oli väga must kuu, siis natukene taandus, suvekuud väga mustad, suvekuudel olid väga oluliselt pildis meil motoratturid, jalgratturid, mopeedid ehk siis kaherattalised, keda näiteks üks suvi veel tagasi võtta, 2017 natukene kehvema suve pärast ei olnud. Nii et natukene võiks ju ajada halva kehva nahka, aga ega see ilus ei ole, lõpuks on ikkagi inimene see, kes sõidab. Ma tahangi öelda, kas see on nagu lihtne vabandus öelda, et vaadata ilma teadet, et ilm oli ilus ja sellepärast läksime hulluks ja ilm on kole, siis püsime elus, jah? Jaa, ega ta nii ei ole, kuigi on erinevad uuringud, mis näitavad, selline väga pikk kuum ilm paneb siiski inimesed natukene teistmoodi käituma. Suvel on see, et sa tahad kiiresti sõita, me vaatame, mis praegu toimub väljas, ma ei saa isegi hoogu sisse, siuke plöga on täis kõik. Lõpuks ometi on päike paistab, asfalt on puhas, tahaks sõita kiiresti. Kas me sõidame nagu mõistliku kiirusega Eestis või ületavad Eesti juhid kiirust liiga palju? Ma ikka tahaks pigem nagu liiklejad kiita, sest ma arvan, et nagu 95% Eesti liiklejatest on ikka väga viisakad ja hoiavad liikluseeskirjadest kinni. Ja siis on üks väike osa liiklejatest, kelle jaoks liikluseeskiri tõenäoliselt mitte midagi ei tähenda, ületavad kiirust, mõni jääb ka vahele, eelmine aasta ligi 50 000 nii-öelda siis jäi meie pitside vahele, eks ole, kiiruse mõõtmise käigus. Ja need siis tegelikult tekitavadki suuresti selle suure nagu negatiivse statistika meil kannatanute ja lõpuks ka paraku nende hukkunute näol, et ma arvan, et see on samasugune see Pareto reegel, et 80-20, et 20%, tegelikult isegi väiksem, aga umbes on ju, 20% liiklejatest teevad see 80% jama. Aga nendest hukkunute rasked õnnetused, et hästi palju räägitakse üldiselt, et kasutatakse sõna, et kiiruse ületamine, aga et üks on see, et sa valid näiteks libedal teel, sõidad küll lubatud kiirusega, aga valisid vale sõidukiiruse. Aga kui palju eelmine aasta oli nendest õnnetustest siis näha, et tegemist oli sellise täiesti jabura, mingi 160-ga, et kui palju nendest hukkunutest olid need, kes tegelikult ise küsisid seda, jälle küüniliselt väljendudes, et mitte lihtsalt ei vaadanud, et seal, ma ei tea, plus 15, plus 20, vaid tegelesid ikkagi enesetapjalike harrastustega. Siin on veel kahjuks ka see, et see enesetapjalik käitumise harrastamine on tihtipeale ju mitu komponenti koos, kiirus, ülerahvastatud auto, turvavööd lahti, alkoholijoove. Ja siis on tulemus teadagi, eks ole. Et kui me vaatame numbriliselt või protsendiliselt, siis meil eelmine aasta hukkunutega liiklusõnnetustest, siis 40% olid sellised, kus hukkunud ei kasutanud turvavarustust. See ei ole siis nüüd ainult autodes viibinud, on ju. Jalgrattar, kiiver, kui on kohustuslik kiiver, eks ole, meil on see imeline lugu veel ka, et tegelikult kõikidel justkui nagu jalgratturi kiiver kohustuslik ei ole täisjalises, mina ei tea, tegelikult võiks ju olla, on ju. Et miks lastel peab ja täiskasvanutel ei pea olema, et täiskasvanute pealuu siis on tükimad nagu tugevam, aga okei. Ja 40% siis jah, selliseid hukkunuga õnnetusi, kus ei kasutatud turvavarustust, ehk võiks ju teoritiseerida öelda, et äkki oleks siis võinud 40% ellu öelda. Tihtipeale see turvavöö on ju, või kiiver, või ka elkur, ongi elu surma küsimus, nii lihtne ongi. Ja eriti hämaras ajas on ju see helkur ikkagi. Absoluutselt, me oleme kõik neid ju videoid näinud, on ju, kui hästi või kaugelt on näha seda, kui sul on see helkur küljes ja mida rohkem, seda uhkem. Ja siis 67-st, kui ma numbrid õigest, vist 13 hukkunut olid ka põhjustatud joobes juhtimist, et jälle, et kui selle saaks nagu, oleks saanud ära võtta, oleks jälle parem. Et see kompott on vist jah päris selline, et üks suur õnnetus ja saab linnukese nagu igasse kohta. Ja kas see oli õnnetus, on ju? Ja just, et see vist käis ka eile läbi. Jah, et ei tahaks nagu nimetada liiklusõnnetuseks,
kui me teame, et tehiolud olid see, et joobes, turvavöö lahti, on ju kiirus mitu korda rohkem kui lubatud, ma ei tea, lisame juurde, et näppis telefoni ka veel. No mis õnnetus see on? See ei ole õnnetus. Mis te nüüd arvate sellest ikkagi, et väga palju räägitakse Eestis piirkiirusest? No suurematel trassidel meil lubatakse sõita kiiremini, ka talvel on tegelikult näha, kui ilm on okei, siis saab sõita üle 100, isegi 110 on siin. Et kas need väike hulk inimesi, kes käituvad ebamõistlikult, ebaratsionaalselt, teevad rumalusi, enesetappelikult, nagu Tarmo ütles, kas teiste korralike liiklejate jaoks nagu võiks olla mõistlik, et me lubame neil vahel ka nagu rohkem kiiremini sõita, et see 100 km/h nagu laiemalt on teedel korras, sest et meie 95% meil on turvavöö on peal, purjus peaga ei sõida, telefonist püüame sellest võõrutada ennast ja saame hakkama, et kuidas teile tundub, kas see võiks olla okei? Kunagi oli see 100 suvel mõnel maanteel? Ma olen igal juhul sellele seisukohal, et meil ei ole liiklusseaduses ainult olemas sellised piirangud nagu 110, 90 ja 50. Et mida rohkem me nagu paindlikud oleme oma sealhulgas kiiruspiirangutega, seda parem. Täiesti nõus, loomulikult. Kui tee lubab, keskkond lubab, keskkond on selline, mis võib-olla andestab ka mingisuguse väikse eksimuse juhi poolt, et ma ei tea, lähebki kogemata teelt välja, aga muidu kõik oli korras, aga lihtsalt teelt välja sõit võib ka ju olla turvaline, eks ole, siis miks mitte, loomulikult. See sama näide on ju ka see, et täna sõitke Pärnu maanteel, kus on elektroonilised liiklusmärgid meil, see, kus on 4-realine osa, eks ole, meil on täna talvistel kuudel päris tihti see 110 lubatud, sellepärast, et teed on puhtad, kuiv, soolatatud ja miks mitte, loomulikult, varem ju seda ei olnud. Nii et ma igal juhul on selle seisukoha, et oleme paindlikud. Vahest on vaja Tallinna linnas kuskil mingisuguses piirkonnas hoida 30 kilomeetrist kiirust, aga öisel ajal võib seal julgelt sõita võib-olla 70 kilomeetrit tunnis, oleme paindlikud. Minu arust see võte ongi need elektroonilised liiklusmärgid ja kui keskkond lubab, siis kas alandame või tõstame. No kõlab väga mõistlikult. Jah, sest meil oli siin paar nädalat tagasi oli liiklusekspert Raul Vibo, kes ütles, et Põhjamaa näitel, et Eestis nendel teedel, kus suunad ei ole eraldatud, ka siis, kui on nagu 2 rida, et seal peaks olema tippkiirus lubatud üldse ainult 80 kilomeetrit tunnis. Et siin on neid arvamusi, jah, et kas see võiks ka aidata ära hoida, et see, kus on võimalik, et 2 autot vastassuunas tulevad põrkavad kokku. Meil on enamus teid paraku selliseid. Just, et ja Vibo arvates need teed peakski olema 80 kilomeetrit tunnis. No mis see teeb, ka Prantsusmaa vist tegi seda või? On ju, aga see on ikkagi üsna suhteliselt mittepaindlik. Juures on päris palju seda. Aga see on mittepaindlik lähenemine. No muidugi jällegi elektrooniliste märkidega saaks seda muuta, ja nagu Soomes tegelikult on ka ju seal ka väikesematel teedel on need muutuvad märgid, just sõitsin hiljuti. Selge, aga räägime elektroonilistest abivahenditest liiklusjärelevalves veel kohe lähemalt. Autotund läheb edasi, meil on politsei põhjaprefekt Kristjan Jaani stuudios. Eelmisel aasta liiklusest rääkides, siis politsei oli palju väljas, tegi järelevalvet, kui patrullauto seisab tee ääres, inimesed ju märkavad seda, käituvad korralikumalt, on nii? Absoluutselt. Ja kui nad lähenevad kiiruskaamerale, nad mõtlevad rahakoti peale ja teavad, et masin ei mõtle, vaid teeb pildi, eks. Eesti politsei, te ei jõua igale poole, eks? Teid ei ole nii palju kui liiklejaid. Igale poole ei jõua. Kas me nüüd oleme sinnamaale jõudmas, kus ikkagi elektroonilised vahendid liiklusjärelevalves on nagu jõudmas ikkagi igale poole, et sel aastal tulevad kasutusele veel rohkem kaameraid? Jah, tõesti, igasugune tehnoloogiate kasutuselevõtt liiklusjärelevalves absoluutselt teretulnud ja mida rohkem neid võimalusi maailmas tekib, seda rohkem jõuab ka kindlasti Eestisse, aga see kõik võtab kindlasti aega. Et see, mida me täna inimestega teeme, politseiametnikud lihast ja luust, siis see järelevalve maht täna mitte kuskile tõusta enam ei saa, et me ikka, ütleme siis ikka maksimum tasemel täna tegeleme oma ressursiga. Aga mis saab appi tulla, on tõesti erinevad tehnoloogiad, eks ole, kiiruskaamerad, osadega on Eesti rahvas juba pikka aega teavad need, mis meil maanteed ääres on, mõõdavad kiirust. Selle aasta märtsist me võtame kasutusele ka sellised mobiilsed kiiruskaamerad, mida siis põhimõtteliselt patrulliametnik paneb endal auto pagasnikusse ja see, kus on see parajasti see ohtlik koht või on tekkinud mingi hetkeline probleemkoht, on vaja kiirused alla näiteks tõmmata, siis me paneme selle kaamera sinna püsti ja põhimõtteliselt ise lähme minema ja tegeleme nii-öelda siis kuskil teises kohas, näiteks liiklusjärelevalvega või väljakutsete teenindamisega. Nii et automaatne süsteem,
mõõdab kiirust ja saadab selle informatsiooni siis automaatselt meie menetluskeskusesse, täpselt sama süsteem, nagu siis on meie tänased need kaamerad, mis on lihtsalt küll täna betooni ehitatud, neid ei saa liigutada. Ja neid saab meil paras ports olema Eestis. Aga need mobiilsed kaamerad, kas see autojuht kuidagi teab, kas teda informeeritakse, et nüüd tuleb kilomeetri pärast, 5 kilomeetri pärast tuleb see kaamera või? Taktikaid on erinevad, aga üldiselt on ikkagi kombeks nii, et sellist automaatset liiklusjärelevalvet teavitatakse, sellel on juba ennetav mõju. Ja me oleme ise ka päris palju enda teedel kasutanud seda taktikat, et kui me teeme näiteks mingisuguses piirkonnas liiklusjärelevalvet, me panemegi liiklusmärgid välja, politseikontroll. Ja see töötab, on ju? Ja see töötab päris pikas ulatuses, eks ole, et sa võid ju tehagi nii, et sul on 20 või 30 kilomeetrine lõik ja politseilised tegevused nähtaval ongi seal 30 kilomeetri lõpus, eks ole, aga mõjutatud on sul 30 kilomeetrit näiteks. Osadele see mõjub, osadele mõtte, normaalne inimene liikleb kogu aeg nii, et teda ei häiri see, kas politsei kontroll on või mitte, eks ole, et ei pea ju kartma mitte mingil juhul ja me oleme ka selleks, et ikkagi nagu korralikke liiklejaid kaitsta, eks ole, nii et üldiselt ikkagi teavitatakse, aga võib ka teha loomulikult selliseid taktikaid või ka eksperimente, et mis see olukord siis on, nagu me ka eelmine aasta tegime näiteks Tartu maanteel, kus me nii-öelda mõõtsime kiirust ühel päeval siis nii-öelda varjatult, vaatasime, mis olukord on ja teisel päeval siis nii-öelda avalikult olime väljas ja tegelikult oli vahe päris suur, eks ole, et see politsei ikka mõjutas, nähtav politsei, päris oluliselt. Aga mobiilsed kiiruskaamerad, need saavad olema politsei nii-öelda arsenalis, teie igapäevane otsus on, et kus see koht on, kuhu praegu peaks selle panema ja millest te lähtute seda otsust tehes, et kas te mõtlete, panete näpu õhku ja vaatate, kus poolt tuul puhub, et kus täna palju liiklejaid tuleb või kuidas seal, kus on parajasti pandud see 10 kilomeetrit tunnis piirang, eks ole, ja siin no võt. Ja, läbi huumori prisma. Kogu meie taktika on üles ehitatud ikka selle peale, et mis on need ohtlikud kohad, olgu ta siis Tallinna linn, olgu ta Harjumaa või kogu Eesti. Et üldisele ikkagi, nii nagu sama loogika on ju ka üles pandud tänased kiiruskaamerad, võtta kiirus maha seal, kus ka statistika on ajalooliselt näidanud, et on ohtlikud kohad, eks ole. Ja nende mobiilsete kaameratega on täpselt sama lugu, et millised on ohtlikud ristmikud, ohtlikud kohad, kus inimesed kipuvad kiirust ületama ja sellel kiiruse ületamisel võib olla väga karm tagajärg. Asulates on ka näiteks koolid, lasteasutused, kus tihtipeale inimesed ei hadu seda riski, tihtipeale tuleb paar päeva järjest mingisuguse lasteasutuse juures näiteks väga nähtavalt kiirus mõõta ja siis ta mõjub, natuke aega mõjub, aga paraku inimesed kipuvad ka väga kiiresti unustama muidugi, et see ei ole nagu okei tegevus. Nii et see on väga hea lähenemine, jällegi see on see paindlik lähenemine, et lähme sinna, kus tõesti hetkel on vaja. Mis te oskate juba prognoosida, mis juhtuma hakkab? No, mobiilne kiiruskaamera on midagi, mida Eesti autojuht veel ei tea. Ma arvan, et ta isegi ei oska visuaalselt ära tunda. Kas see on mingi statiivi peal, 3 jale peal mingi asi tee ääres või midagi muud? Et kas autojuhid esialgu hakkavad saama kõvasti trahve või? Ma loodan, et ei hakka saama, ma loodan, et autojuht ei ületa kiirust, aga kui ületavad, siis paraku saavad ja need, kellele muu ei mõju, siis nemad peavadki saama ja ei olegi midagi teha, eks ole. See protsess on nagu automaatne jällegi, et nagu ma ütlesin, ega sinna politsei ise ei sekkugi, me ju paneme selle süsteemi püsti ja rohkem me ei sekkugi ja see on ka nüüd jällegi see sama teema, et tegemist ei ole karistusega, see on siis nüüd jällegi see sama hoiatustrahv nii-öelda, et tegelikult ta ju ei lähe inimesele mitte kuskile karistusregistrisse. Et täpselt sama süsteem nagu nende maanteäärsete kiiruskaameratega, et aga tegelikult me oleme selliseid analoogseid asju kunagi ka kasutanud Eestis, meil oli, no julgen öelda, üle 10 aasta tagasi me testisime ühte, enne veel, kui olid kasutusele võetud need maanteäärsed kiiruskaamerad, siis tegelikult politsei testis ühte sellist autot, mis tegi tagant luugi lahti, pani tee äärde seisma ja töötas ja mõõtis kiirust aga see oligi selline testimine meil enne seda, kui me päris sellised mobiilsed kaamerad kasutusele võtime. Nii et päris uus asi, selline liikuv kaamera meie jaoks ei ole tegelikult. Ometi tuleb seda tehnoloogiat politseitöösse ju juurde. No peale selle mobiilsete kiiruskaamerate meil siin hakkas nüüd see aasta Tallinnas tööle ka Foori kaamera, juba käib või? See Kristiine Foori kaamera käib juba mitu aastat. Juba mitu aastat käib, aga nüüd hakkas trahve väljastama. Nüüd hakkab võtma seda punast tuld. Sest kiiruse eest olen mina sealt kaamerast saanud. Jah, ütleme nii, et tema võimekus on ju täna nii Foor kiirus kui ka siis bussirajad tegelikult on ju, mida ta peaks täpselt samamoodi suutma võtma. Seal on tehnilised probleemid pikka aega olnud, ta on püsti on olnud ta pikka aega, aga tõepoolest tema täiemahulisse rakendust paraku ei ole veel olnud.
täismahus. Aga neid asju tuleb juurde või? Iga aasta räägitakse ja see trend on sinnapoole, et nagu te ütlesite, politseinike meil ilmselt inimeste mõttes juurde ei tule, aga tehnoloogiat võiks tulla kõvasti juurde ja minu ootus kohalikele omavalitsustele tõesti ka see on, et ka ise mõtleksid selle peale. Okei, täna ka õigusloome mõttes on veel diskussioon nagu laual, et meil on ju neid mõtted ka, et kohalik omavalitsus hakkab ka ise korjama kokku nii-öelda nagu trahviraha. Seda meil täna õigusloomeseks ei ole seda võimalust. Aga maailmas Euroopas on neid lähenemisi täpselt pooleks põhimõtteliselt, eks ole, et kui kohalik omavalitsus oma teedele paneb, siis korjab ka ise kokku nii-öelda ja hoiab ka teed korras. Meil seda täna ei ole, aga diskussiooni mõttes väga huvitav, sest kohalik omavalitsus, olgu ta suur või väike, oma piirkonnas, oma kogukonna huvides turvalisust tagada tehniliste vahenditega, jumala eest 2 käega poolt. Te ütlesite siin vahepeal trahviraha korjamine, mul tuli sellega seoses meelde. Ei puuduta küll otseselt politseid, aga neid, kes teile siis annavad suuniseid ministeeriumi ja valitsust, et see aasta peaks Eesti politsei tegema kõvasti rohkem trahve kui varasematel aastatel. Kuidas te sealt oma poolt näete seda suunist või eelarvet? Käsi südamele, ei ole ühtegi tööplaani näinud, kus oleks kirjas meile ülesandena või eesmärgina, et kuidagi peaks protokolli tegema või trahve koostama. Sellised plaane ei liigu? Ei liigu. Neid ei olegi, mitte ei liigu, vaid neid ei ole olemas. Küsimus on puhtalt selles, et kui tuleb mingisugune uus vahend juurde, siis automaatselt sellele tuleb mingi nii-öelda hinnalipik. Et kui me võtame rohkem kasutusele automaatse kiirusjärelevalve mõõtureid näiteks, siis automaatselt arvutatakse sinna hulka ka mingisugune trahviraha hulk. Kui sa paned selle püsti, siis paraku rikutakse ja tegelikult on see ju nagu politseiametnik radariga teie ääres, et puht selle pinnalt lihtsalt tõenäoliselt tuleb rohkem. Mul tuli korraks nende mobiilset juurde üks asi meelde, et kas ma sain õigesti aru, et need võtavad mõlemas suunas? Et peaksid võtma igas kas suunas. Kas see nüüd tähendab, et mootorratturite pidu on läbi? Mootorratturite pidu peaks olema läbi, et praegu neil ei ole ju ees numbrimärki. Jah. Ma arvan küll, tõesti, ma ei ole niimoodi mõelnudki seda. Väga põnev, me jõuame uude reaalsusse aastal 2019. Muidugi siin on korraks nagu hakata mõtlema, et see mootorratturitega on ju ka veel see lugu, et aga ei ole oluline, ma mõtlesin, et kiiver peas, et pead nagu ka tuvastama ära, kes see roolis on, aga antud juhul ei pea ka. Seal autos ka maskiga sõita. Kui ta on kaugene ja omaniku kohustus on nagu nii öelda, kes sellel ajal juhtis. Ühesõnaga märtsist 2019 siis. Jaa, nad on meil juba käes tegelikult need vahendid, veebruar peaks nüüd minema koolitustele ja märtsist tegevustesse. Väga põnev. Üks viimane teema eelmisel aastal, politseinikud tabasid roolist 3400 inimest, kes kasutasid auto juhtimise ajal, auto või bussi või muu sõiduki juhtimise ajal telefoni, ütlen buss, kuna sel nädalal ilmis just üks üsnagi selline vapustav video, vist oli Pärnu-Tallinna liinibussist, kus bussijuht sõidu ajal pidas pikki vestluseid siis sõnumite teel. Õnneks jõudsid kõik eluga kohale. Te tabasite 3800 inimest, ilmselt neid telefonikasutajad oli rohkem veel. Kas ja kuidas te nüüd näete, et kas sellise asja kontrolli alla saamine nõuab see politsei poolt mingit uut lähenemist, nõuab see liikluskoolitust autojuhtide poolt? Mis sellega juhtuma hakkab? Ma olen nagu väga võib-olla mustades toolides selle temaatikaga, aga mul on küll tunne, et tegelikult on tegemist ikkagi nagu sõltuvusega, on ju. Ja sõltuvus nüüd ei ole küll mitte midagi sellist, mida saaks kas kampaania korras või õppimise korras nagu ära kaotada. Ikkagi see seltskond, kes on meil täna peale kasvamas või juba kasvanud, on põhimõtteliselt nagu vaata, et elu esimestes kuudes saadik seotud mingisuguse nutivahendiga või nutiseadmega. Ja nüüd paneme kõrvale nüüd selle, et juba tänased autod jätavad juhile nagu jube palju nagu igavlemise ruumi nagu sinna rooli taha, on ju, et käigud on ammu juba sellised, mida auto oskab ise vahetada, on ju. Hoiab piki vahet, tunneb ära valgusfoori punase tule, ise pidurdab, hoiab 2 joone vahel autot, vahetab kaugtuled, lähituled, eks ole, jube palju vaba aega tekib. Tõesti. Ja siis on see, et mis sa ikka teed, on ju, siis sa näpid oma telefoni. Ja nüüd, kui tuleb see kriisisituatsioon, on ju, siis sa ei ole enam võimeline sellest kriisisituatsioonist välja tulema. Nii et mina ütlen ausalt, mina häid lahendusi ei näe. Võib-olla mingisugused lahendused autotootjate poolt, ma ei tea, istud autos, sa ei saa selle telefoniga midagi teha, mingid funktsioonid lülitavad välja. Uutel autodel on kõik hands-free süsteemid, ühendab ära auto hands-free süsteemiga, kuigi jälle uuringud näitavad ka seda, et ei ole väga vahet, kas sa räägid telefoniga kõrva ääres või sa räägid läbi hands-free, see mõju on ikkagi sama, mõtted on mujal ja sa ei keskendu liiklusele. Nii et võib-olla läbi autotootjate mingisugused lood, mina
loodan ikka väga sellele, et kui kunagi on nagu isesõitvad autod 5. kategooria omad, siis on kõik hästi, et siis auto ise sõidab ja muide see Android auto ja Apple CarPlay minu arust võrdselt suhteliselt surmavad selle telefoni sul ära. sest ta on juhtmega sul küljes kinni, sa ei saa võtta just ja need chati ja kõik, niisugused kõik äpid, mida sul ei ole vaja, aga nüüd on see, enamik sellepärast neid külge ei panegi, et ta surmab su telefoni ära, et see on kõva väljakutse ühesõnaga, päris karm väljakutse tõesti. Üks teie kolleeg jagas sotsiaalmeedias oli see pilt või video selle kohta, et ka Eesti politsei juba tuttub vahenditega, mis tegelevad siis automaattuvastusega. Kaamera, kus mingi pildituvastustehnoloogiaga, mis tunneb ära, et inimene vaatab telefoni roll taga. Kas see tehnoloogia töötab? Need tehnoloogiad on olemas, jah, erinevad algoritmid on ju välja töötatud, mis suudavad tuvastada selle inimese tegevuse seal rooli taga. Ja ma arvan, et kui need süsteemid ja need lahendused täiskindlaks protsessideks saavad, siis on küsimus puhtalt jällegi õigusloomes. Täna lihtsalt Eestis rikkumised, mida me saame tuvastada automaatse järelevalvega, need on loetletud ja seal seda telefoni kasutamist või kõrvaltegevust selles loetelus ei ole. Aga tuleviku vaates, miks mitte, see on puhas õigusruumi küsimus. Samas jah, see maanteel eile rääkisime Kristjan Jaaniga sellest seal konverentsil, et tegelikult see kaamera teeb sest pilti ja seal ei ole näha, kus on inimese käsi või kas tal telefon on käes või ei ole, see sisuliselt seadusesse panna kirja, et juhul, kui on tuvastatud kõrvaline tegevus, siis saaks trahvi teha, aga see on, ma ei tea, miks see nii keeruline on. Jah, õigusloome küsimus, puhtalt see, et täna nagu ma ütlesin, et me väga palju ka ei vaata neid pilte, et see protsess on nii automaatne, et me täna ei vaata kõike pilte läbi, et tuli see kiirusületamine, tehti foto, me ei vaata eraldi, et näed, telefon ka käes. Ja isegi kui tal oleks praegu see telefon käes, siis seda menetleda karistusõiguslikus mõttes ei saaks, sest lihtsalt automaatse järelevalvega ei tohi tuvastada nii-öelda muid tegevusi autos. Muidugi keegi ei keelaks helistada öelda, et kuule, me nägime, et lisaks sellele, et sa kiirust ületasid, sul oli telefon ka veel käes. Aga nüüd me jõuame sinna, et kui me räägime, et 113 000 nii-öelda siis trahviteadet aastas, et neid kõike pilte nüüd vaadata, eks ole, 113 000. Läheb paljuks natuke. Kristjan Jaani soovime teile palju tööd, vähe tööd võib-olla isegi võiks soovida, aga palju edu töös. Kõigile kuulajatele soovime siis palju hoolsust, et trahvieelarve ei täituks politseil, sest et siis me kõik liikleme varemini ja ohutut liiklemist, aitäh kuulamast. Autotund.